Karu ja raadio. Karu ärkas talveunest ja loivas uniselt koopast välja. Väljas säras päike. Karu kisitas silmi ning haigutas laialt. Oi Haidi, kui kõhnaks olen ma talve jooksul muutunud, mörises ta pahuralt. Karudki ärkavad mõnikord halva tujuga. Korraga kikitas ta kõrvu ja kusagilt eemalt kostis võõrast häält. Õhus on kevade värskust, kuulutas keegi reipal toonil. Päevad muutuvad järjest pikemaks ja pikemaks. Valged lumevallid on sulanud ja õige pea tärkavad esimesed sinililled. Karu hiilis tasahilju lähemale ning märkas raadiot, mille keegi kevadrõõmus matkaja oli metsa unustanud. Kas tulid saadet kuulama, Karu? Hüüdis raadiotulijat märgates rõõmsalt. Praegu käib vestlussaade, kus räägitakse kevadest. Pärast aga on eetris põnev järjejutt. Karu kratsis arupidavalt kõhtu ning porises siis. Õige mul su järjejuttu tarvis. Sina, raadio, oled loll. Mispärast sa nii tõre oled, küsis raadio üllatunult. Karu muigas mõrult ning rehmas käpaga. Õiglust ei ole maamuna peal enam ollagi, lausus ta. Mispärast minust raadios ei räägita? Kas mina ei olegi siis kevade kuulutaja? Kõik räägivad ainult sinililledest. Miks ei öelda, et näe, kevad on käes ja karu juba õitseb metsas? Kevade kuulutajaks peetakse eelkõige kuldnokka, lausus raadio elutargalt. Aga sa, Karu, hakka õige ka kuldnokaks. Karule see mõte meeldis. Tujugi läks mesikäpal veidi paremaks. Ta määris kasuka vanast lõkke asemest leitud söega mustaks ning keeras kasetohust enesele ka pika noka. Siis heitis ta raadiole küsiva pilgu. Väga ilus, kiitis raadio. No täitsa kuldnoka moodi. Ja mis peaasi, sa oled ju suur. Ühelegi tuku nuiale ei jää kevade tulek enam märkamata. Karul oli seda kuuldes väga hea meel. Ta kihistas edevalt ning otsustas siis lähimasse majja kevadet kuulutama minna. Kilkoll, hoidke alt, kevad tuleb! Kisas Karu koleda häälega ja tatsas töntse kämblaid lehvitades raginal võsasse. Üksi jäänud raadio otsustas ajaviiteks pisut muusikat kuulata. Ent juba veidi aja pärast kostis lähedal asuva metsatalu poolt hirmsat lärmi. Koerad haukusid, tädikesed killusid ikka uih ja aih ning siis kõlas ka paar püssipauku. Varsti ilmus võpsikust nähtavale ähmi täis Karu. Seal on päris sõda lahti, ähkis Karu. Hea, et ma ikka eluga tulema sain. Mina ju kardan hirmsasti pauku. Kohe uurime, milles asi on, lubas raadio ning keeras end uudiste kanalile. Põrutav sensatsioon, kostis raadio sisemusest saatejuhi ärev hääl. Ühes üksildases metsatalus märgati teadusele tundematut olevust. Olevus oli must ja pika nokaga. Arvatakse, et tegu võib olla vanapaganaga. Et vanapagan tembutab, lausus pika taibuga Karu kohkunult. Oi, mina enam nii koledasse kohta kevadet kuulutama ei lähe. Nüüd peavad nad kogu suve talverõivastes higistama. Nad pidasid hoopis sind vanapaganaks, arvas raadio. Karu nuuksatas haledalt. Aga mis siis nüüd saab? Kellele hakkan ma kevadet kuulutama? Raadiol hakkas õnnetust metsaotist kahju ja ta sõnas, sa võid ju mulle kevadet kuulutada. Oite, sa raadio oled ikka täitsa vunts. Karu näole ilmus õnnelik naeratus. Ta heitis külili, pani käpa põse alla ja teeskles magamist. Siis avastas silmad ja tegi näo justkui oleks äsja ärganud. Isegi haigutas korra, et oleks usutavam. Oi, hakkas raadio kohe hädaldama. Mis aasta aeg meil praegu on?
praegu on ju kevad, hüüdis karu rõõmsalt. Peitke aga sallid ja kampsikud kähku kappi, sest varsti lähevad ilmad palavaks. Ja niiviisi möllasid nad terve pika päeva. Karu ärkas mängult talveunest ja raadio küsis, mis aastaaeg on. Siis saabus õhtu. Kas sa homme tuled jälle kevadet kuulutama, päris raadio karult. Aga muidugi, lubas karu. Mina olen väga kohusetundlik loom. Küll oli tore päev, õhkas raadio. Päike valmistus loojuma. Raadio aga sättis end mugavalt samblale ja valis kanali, kus algas iga õhtune unejutt.